I love the primary song that Mulle meeldib uurida alghingu laulu, kus öeldakse: Jeesusest lugusid tahaks kuulata ma, sellest, mis olles mu kõrval jutustaks ta. Sündmustest merel, juhtumeist teel, kõigest ma tahaks õppida veel. Ma usun, et väga eriline viis, kuidas kodus hingamispäeva pühitseda, on luua tava, rääkida lastele ja perele lugusid Jeesusest. See toob kindlasti meie koju erilise vaimu ja annab meie perele eeskuju päästjalt endalt. Mulle meeldib uurida tema elu, kes andis kõik minu ja meie kõigi eest ja selle üle mõtiskleda. Mulle meeldib lugeda pühakirjadest tema patuta elust. Kui olen lugenud pühakirju, kus räägitakse, milliseid sündmusi ta läbi elas, sulgen ma silmad ja püüan ette kujutada neid pühasid hetki, mis mind õpetavad ja vaimselt tugevdavad. Näiteks selliseid hetki, kui ta sülitas maha, tegi süljest muda ning võidis selle mudaga pimeda mehe silmi ja ütles talle: mine pese silmi Siiloa tiigis. Mees kuuletus ja pesi ja tuli nägijana tagasi. Kui ta tervendas veritõbise naise, kes puudutas ta kuuepalistust, uskudes, et üksnes Jeesuse puudutamine tervendab ta. Kui ta ilmus oma jüngritele vee peal kõndides, kui ta kõndis oma jüngritega Emmause teel ja aitas neil pühakirjadest paremini aru saada. Kui ta ilmus inimestele Ameerikas ja kutsus neid tulema tema juurde ning pistma oma käe ta külje sisse ja katsuma naelte jälgi tema kätel ja jalgadel, et nad teaksid, et ta on Iisraeli Jumal ja terve maa Jumal ja tapeti maailma pattude pärast. Mulle teeb rõõmu teadmine, et on vanemaid, kes räägivad oma lastele lugusid Kristusest. Märkan seda, kui vaatan lapsi, kes osalevad kiriku algühingus ja teistel üritustel. Olen tänulik oma vanematele, et nad mulle Jeesusest õpetasid. Ma näen jätkuvalt, kuidas päästja eeskuju aitab mu kallil naisel ja mulle meie endi lapsi õpetada. Minu süda on tulvil rõõmu, kui näen, et minu lapsed räägivad minu lastele lugusid Kristusest. See meenutab mulle üht minu lemmikpühakirja kohta. Johannese 3. kiri 1.4, kus on kirjas: mul ei ole suuremat rõõmu kui see, et ma kuulen oma lapsi tões käivat ja miks mitte ka lapselapsi. Olen tänulik meie juhtidele, kes õpetavad meile pidevalt Kristusest, hingamispäeva pühana pidamisest ja päästjamälestuseks igal pühapäeval sakramendi võtmisest. Hingamispäev ja sakrament muutuvad palju nauditavamaks, kui uurime lugusid Kristusest. Nii loome tava, mis tugevdab meie usku ja tunnistust ning ühtlasi kaitseb meie peret. Mõni nädal tagasi, kui ma uurisin taas juhataja Russell M. Nelsoni eelmise konverentsi kõnet ja mõtisklesin hingamispäeva üle, tundsin suurt tänulikkust, õnnistuse ja võimaluse eest võtta sakramenti. Minu jaoks on see väga püha ja vaimne hetk. Mulle väga meeldivad sakramendi koosolekud. Mõtiskledes uurisin hoolega leiva ja vee õnnistust. Lugesin palveid ja mõtisklesin sügavalt nii palvete kui ka sakramendi talituse üle. Hakkasin mõttes ja südames meenutama sündmusi, mis on sellega seotud. Mõtisklemisvaimust tuli mu silme ette too päev, hapnemata leibade püha esimene päev, mil ta vastuseks oma jüngrite küsimusele, kus valmistada paasasöömaaega, vastas neile: minge linna ühe mehe juurde ja öelge talle: õpetaja ütleb, mu aeg on ligi ja sinu juures ma pean paasasöömaaja oma jüngritega. Püüdsin mõttes ette kujutada, kuidas jüngrid ostavad toitu ja katavad hoolikalt laua, et sel erilisel päeval koos temaga süüa.
laud 13 inimesele, talle ja tema 12 apostlile, keda ta armastas. Ma nutsin, kui kujutasin ette, kuidas Kristus nendega koos süües kuulutas, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab mind ära. Mõtlesin sellele, kuidas kurvad apostlid küsisid temalt, ega ometi mina see ole, issand. Ja kui Juudas talle sama küsimuse esitas, vastas ta rahulikult, sina ja. Ma kujutasin ette, kuidas käed, mis olid tervendanud, trööstinud, valgustanud ja õnnistanud, murdsid leiba, kui Jeesus ütles, võtke, sööge, see on minu ihu. Seejärel võttis ta veiniga täidetud karika, tänas ja andis neile ning ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Vaatasin vaimusilmas ükshaaval jüngreid ja nägin nende silmis muret õpetaja pärast, keda nad väga armastasid. Tundus, nagu ma istuksin seal koos nendega, vaadates kõike pealt. Tundsin tugevat valu oma südames, mis oli täis leina ja kurbust selle pärast, mida ta pidi minu pärast kogema. Mu hinges oli hiiglasuur soov olla parem inimene. Meelt parandades ja kurvastades soovisin tuliselt, et võiksin kuivatada ära vähemalt mõne tema verepiisa või vältida nende valamist Getsemanis. Seejärel mõtisklesin sakramendi üle, mida võtame igal nädalal tema meelespidamiseks. Seda tehes mõtisklesin iga sõna üle leiva ja vee õnnistamise palves. Mõtisklesin sügavalt sõnadele ja teda alati meeles pidama leiva õnnistamise palves ja et nad peavad teda alati meeles vee õnnistamise palves. Ma mõtisklesin sellele, mida tähendab teda alati meeles pidada. Minu jaoks tähendab see pidada meeles tema elu enne surelikkust, kui ta lõi selle imekauni planeedi. Pidada meeles tema alandlikku sündi Sõimes, Juudamaal, Betlemas. Ja seda, et olles vaid 12-aastane poiss, õpetas ta templis õpetajaid ja kuulutas neile. Pidada meeles seda, kui ta läks üksinda kõrbe, et valmistada end ette surelikuks teenimiseks. Ja kui ta oma jüngrite ees kirgastati, pidada meeles seda, kui ta viimsel õhtusööma ajal koos jüngritega sakramendile aluse pani ja läks Getsemani aeda ja kannatas nii rängalt meie pattude valu, pettumuste ja haiguste eest, et ta veritses igast poorist. Pidada meeles seda, kui ta pärast niivõrd suurt kannatust ja kibedat valu ikka veel Getsemanis olles, reedeti suudlusega jüngrilt, keda ta kutsus oma sõbraks. Ja seda, kui ta viidi kohtumõistmiseks Pilaatuse ja Herodese ette ja seda, kui teda alandati, löödi, tema peale sülitati, teda peksti piitsaga, mis rebis lahti ta liha. Ja seda, kui kibuvitsaokstest kroon talle julmalt pähe suruti, pidada meeles, et ta pidi kandma oma risti Golgatale ja et ta naelutati seal ristile ning ta kannatas kõikvõimalikku füüsilist ja vaimset valu. Ja seda, kuidas ta ristil olles vaatas sisemust täis ligimsa armastust neid, kes ta risti lõid ja tõstis silmad taeva poole anudes, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Pidada meeles seda, kui ta teades, et on täitnud oma missiooni päästa kogu inimkond, andis oma vaimu oma isa kätte, kes on ka meie isa. Pidada meeles tema ülestõusmist, mis tagab, et ka meie tõuseme üles ja annab meile vastavalt me valikutele võimalus elada tema kõrval kogu igaviku. Veel enam, mõtiskleda sakramendi palve üle, mõelda selle palve väga erilistele ja tähendusrikastele sõnadele ning sellele, kui imeline on saada sakramendi õnnistamise ajal lubadus, et kui me teda alati meeles peame, on tema vaim alati meiega. Ma usun, et issandal on oma ajastus, millal meile ilmutusi anda. Mõistsin seda väga selgelt, kui uurisin salme Koguja 3, 1 ja 6, kus on kirjas. Igal asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata.
sakrament on taevas Isa jaoks samuti aeg, mil õpetada meile oma armsa poja, meie päästja Jeesuse Kristuse lepitusest ja meile aeg saada selle kohta õpetust. See on aeg koputada ja meile avatakse, paluda ja saada seda teadmist. See on meie jaoks aeg, meil seda teadmist Jumalalt aupaklikult paluda. Ja kui me seda teeme, pole mul mingit kahtlust, et me saame teadmist, mis meie elu piiritult õnnistab. Ma armastan hingamispäeva, sakramenti ja seda, mida see tähendab. Ma armastan päästjat kogu hingest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.